Ja kuule, kui rääkides nüüd selle aasta Eesti Laulust, oled sa pilgu peale pannud, tead neid, oled tšekanud neid julust teele? Ma ei ole väga tšekanud, et ma ise Eesti Laulul teen ühe väikse vaheaktiga astun üles, nii et eks ma näen neid. Siis kuuled, jah? Ja kuulen. Aga Tommy Cashi jah, olen seda videod olen näinud, jah. Ei, ma mingid lugusid ma olen nagu olen kuulnud, jah. Aga ma ei ole hästi süvenenud niimoodi pühendunud ja läbi kuulen. Arusaadav. Praegu räägitakse nii-öelda usutakse, siis spekuleeritakse, et Tommy Cash võib selle asja, eks ole, kinni panna ja ta on ise ka selles ikkagi päris kindel öelnud välja ka, et asja kinni paneb. Ma saan aru, et ei ole siin üldse teistel mingit sõnaõigust, et teised lähevad sinna statisti rolli rohkem, et jah, tundub 100% on juba paigas, et üks mees võidab, ma saan aru. Olen jutu järgi siin. No just, ma tahagi võib-olla korra näidata sulle seda, see on nüüd intervjuu, kui kõik need Eesti Laulu värgid tulid välja. Mis sa siis teed, kui sa ei juhtu Eesti Laulu võitma? Kuidas sa siis käitud? Ma olen okei. Ma olen täiesti okei, ma saan aru ja inimesed lihtsalt on ma oleks võinud. Nüüd me siis mõtleme, et mis oleks juhtunud, kui Tommy Cash oleks saanud Eurovisioonile. Ma annan lihtsalt selle võimaluse inimestele, et päriselt, et ma võin päriselt minna, sest tegelikult võistlust algab siis, kui ma võidan Eesti Laulu. Sest siis algab just see konkurents, milles ma maailmas olen. Et just hakkab see sotsiaalne meedia ja kõik muu strateegia. Et see Eesti Laul on nagu üks samm, mis on jah väga tähtis. Ja ma loodan, et inimesed saavad selle aru, et ma olen tõesti kõige parem kandidaat, kes võiks Eestit esindada ja kahtlemata tal ongi, kui mõelda nagu selles mõttes, et just nagu sellele Eurovisioonile ja rahvusvahelisele publikule, siis kahtlemata on ilmselt rahvusvaheliselt kõige rohkem fänne. Eestikeelsel Eesti artistil ei ole nii palju seda publikut ja oma fännibaasi. Aga muidugi ma olen ikkagi vaadanud ja imestanud selle venna arrogantsi ja seda enesekindlust, et see muljet avaldav, et aga miks mitte, lähedki niimoodi ikka täis sajaga peale, mina võidan, ma olen kõige parem ja minu kõik ja mis mind nagu pani nagu mõtlema see, et ma ei tea nagu ühtegi teist artisti, kes nagu sellist enesekindlust et ütleks, et Eesti rahvas, et teil on kahju, kui te minu poolt ei hääleta, eks ole. Te kaotate siis. Et nagu, ma ei tea ühtegi teist artisti, kes saaks sellise asjaga nagu minema, eks ole. Et nagu, aga järelikult see näitabki Aigless on mingid levelit näitab. Tema karjäär on tegelikult ju mujal tegelikult, et see ta on ikkagi rohkem nagu ütleme välismaa ütleme siukene sihtgrupile orienteeritud. Tema töö ja kõik on ju seal, et palju ta et nii, et tal on sellest ilmselt see Eesti on siukene, ongi siukene väikene samm, sammukene. Saab lubada seda endale järelikult. Saab lubada. Minu iseloom on täiesti erinev, et ma ei selles mõttes, ma olen nii teist tüüpi inimene, et ma olen pigem selline tagasihoidlik ja nagu, aga inimesed on erinevad ja eks siis vaatame, mis saab. Äkki toob võidu Eestile uuesti. Äkki toob ja mõtle, kui ta nüüd toob võidu, siis huvitav, mis siis saaks, vaata, et kas Eesti on valmis Eurovisiooni korraldama, see on ka, eks ole, küsimus, mille peale tõenäoliselt paljud ei mõtle, aga näed, äkki võidab, siis huvitav, mis te arvate, kas Eesti suudaks ära korraldada selle Eurovisiooni või? Praegu raha ei ole. Täpselt. Et Salme kultuurikeskuses. Midagi teeme ikka ära. Just. Selge, aga kui need, mis sa nüüd näinud oled, nii palju, kelle peale sa oma raha paneks siis? Ma ei isegi julge panna, sest et ma ei ole see aasta nagu üldse süvenenud, et ma tean, et kõik see aasta on nii erinev, olukord erinev, et kõik räägivad sellest Tommy Cashist ja see on vist rohkem isegi, ja mitte keegi räägi nagu loost, kõik räägivad Tommy Cashist. See näitabki, et see on ikkagi et kui, ütleme, olgem ausad, ma olen teinekord mõelnud, kui mina oleks sellise laulu teinud, siis mind oleks ilmselt naertud laua alla, aga Tommy Cash teeb sellise laulu ja kõik on nagu et kõik on nagu rõõmsad, et see on nagu rohkem mingi sündmus, kui nagu, ilmselt see tema, see bränd ja see on nagu nii palju olulisem ja tugevam, kui see võib-olla see laul, et või ei ole minu nagu just ei kuulu minu lemmikut hulka, ütleme nii.